isa. Ma nii igatsesin sind. Ära tule mind kallistama. Sa peaksid elama Hollandis ja töötama Hollandi ehitusfirmas. Mis kuradi nali see praegu on siin? Töötasingi alguses. No siis tulin tööga siia Soome üle ja see siin on kõrval business mulle. Tere! Mina on Inger, Maksi sõber. Väga meeldi. Tahate kohvi järsku midagi? Miks sa pole helistanud mulle? Mida ma sulle oleks söönud? Ma jälle ei jõua kohale ja mind ei ole jälle olemas. Mida oleks söönud sulle? Sa ei tulnud ema matustele. Rääkimata Ailisest. See kõik on nii fucking raske mulle. Saad aru? Palun ära ütle, sa tapsid Ailise. Kuidas saad üldse niimoodi mõelda? Palun vasta. Kas sina tapsid Ailise? Minu teada Ailis suri kasvaja tagajärjel. Milleks seda laipa läheb siis vaja? Ma teen topiseid, nukke. Taanis on näitus. Sa oled sadist. Sa ei oleks üldse pidanud seda nägema. Ma tead väga hea, ma nägin. Nüüd vähemalt teame, kui sa pärides tegelikult oled. Mis sa tõite mulle selle elavalt või? Põlepõrgus. Kuule, ma kirjutan sulle raha osas. Ma peaks selle elu lõpuni tänulik olema, ma saan kurat selle fucking inimese enda elus hüvasti jätta. Maks, ta teeb ka ainult tööd ju. Teiste inimeste eludega mängimine tohiksid valik olla. Kuidas saad ta pooldada? Ma ei poolda, ma lihtsalt proovin igasugusest lahendust leida. Ma loodan, et ta vähemalt maksab meile ära, nagu ta lubas. See raha, kas sa üldse ei saa aru, mida ma tunnen hetkel? Maks, ma ju saan, ma olen sulle toeks igavesti. Siiski pole igavene. Sa peaks seda väga hästi teadma. Ta lauselt tappis Ailisega. Väga võimalik. Ta ei saanud isegi pulmadesse tulla ju. Ma aina rohkem pean asjast aru saama. Isa mul alati head soovib. Võib-olla vähemalt arvan nii, aga... Miks kõik inimesed debiilid on? Õnneks me saame nüüd koos olla. Me ei vaja teisi. Ma pean tagasi Tallinnasse minema. Ma pean üksinda olema. Sa ei saa mind siia üksinda jätta. Kuuled või? Kas sa ei saanud aru, et jätta meid palun üksinda? Sorry, aga lihtsalt... Palun, lase mul olla. Et võib-olla on parem, et Ailis ära suri. Üks nii kui nii sellise mõlaka ükskord maha jätnud. Ära too Ailis siia mängu. Sa poleks mitte keegi ilma minuta. Sa peaksid mulle tänulik olema. Mina tõin su masendusest välja. Ma näitasin sulle elu. Oled rahul nüüd või? Käi perse, Maks.
What the fuck? Joe Hannes, kuule, Max siin. Ma helistan praegu Ingeri telefonist, aga ei oleks tore küll minna õllele mingi päev, aga kuule, tead, ütle mulle seda, et vaata, kas sa mäletad, kui meil oli see Ailise pidu 4 aastat tagasi? Vaat, sa olid Bestman seal. On ju, et seal peol ei olnud kedagi muud peale need, kes seal külas olid? Mis mõttes ei kedagi muud peale Ingeri? Mida Inger seal tegi? Ta jõu pallidele. Ja ta lahkus pärast seda kohaselt ära. Oled sa kindel? Okei, aitäh sulle. Max, sa oled kodus? Mis su kott seljas on? Ma olen tangin sooltaja, seal veits pentsu oli. Ja joogisõnas ei ole mitte kuhugi. Oi. Max, mis sul viga on? Tead, sa ei pea muretsema selle korteriga nüüd arvete pärast. Max, kuhu sa lähed? Max, oota. Ma tean, kuidas sa tegid. Miks sa tapsid Ailise? Vasta! Sest ma armastasin sind. Sa võtsid elu ära unistuste naiselt. Ta oleks nii kui nii ära surnud. Ma ei suutnud pealt vaadata teie romanssi. Ta oleks võimalus on paraneda. Kui ka? Ka väga paljus. Armastus on nagu lõpmatu taevas, alati meie südames. Ajad võivad muutuda, kuid armastus jääb. Miski pole igavene, välja arvatud armastus, mis põleb meis igavesti.